Pühakirjas ütleb Kristus, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkest. Head veteranid, head kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, head sõbrad. Oleme siin Viru maleva veterani nurgas selleks, et pühitseda veteranipäeva. Seekord me teeme seda pisut teistmoodi. Samal ajal, kui meie mõtleme oma veteranide peale, neid õnnitleme, neid meeles peame. Kusagil toimuvad lahingud, kusagil meie sõbrad, kaasvõitlejad on reaalselt relvil, langetavad igapäevaseid otsuseid söösta või varjuda, ületavad iseendas vapruse ja hirmu piiri. Ja me saame väga selgelt aru, kui oluline on see, mida meie oma õppustel igapäevaselt harjutame. Nende jaoks on see tänane reaalsus. Jüri päeval tähistame veteranipäeva ja see on väga kõnekas. Püha Jüri legend räägib meile ühest vaprast mehest, kes võttis vastu otsuse astuda lahingusse draakoniga, mis terroriseeris ühte küla linnakest ja ta võttis selle otsuse ja astus lahingusse. Sellest legendist võib palju mõtteid välja noppida, aga üks, mis täna on oluline, on see, iga üksiku inimese otsus on väga-väga oluline. Kaitseväes ja Kaitseliidus räägitakse, et lõpuks otsustavad sõja tulemuse jao ülemad. Kaitseväe ülem võib teha hea plaani, brigaadikindralid hästi juhtida, kompaniülemad, rühmajuhid, kõik tublisti, aga kui jao ülem oma ülesannetega hakkama ei saa, siis ei pruugi sellest plaanist midagi välja tulla. Võiks minna veel kaugemale edasi öelda, et tegelikult sõja tulemus otsustab iga võitleja oma südames. Millise otsuse ma teen, kuidas ma lähen välja, millele ma toetun kõige selle juures. Püha Jüri legend ütleb seda just nimelt, et iga üksik inimene, sina ise teed need kõige põhilisemad otsused. Keegi ei langeta sinu eest need kõige olulisemad otsused. Sina ise otsustad, sina ise lähed, sina ise teed ja annad oma panuse. Täna ka, kui meie siin Eestis oleme rahuajal ja me valuga südames vaatame, kuidas meie Ukraina vennad ja õed võitlevad, tegelikult täna need otsused peame meie tegema. Millele me seisame, kuidas me tahame näha oma homset päeva, mismoodi ma tegutsen oma peres, oma töökohal, oma erinevate ülesannete juures. Kas see, mida mina teen, on see, mis toob esile elu, ehitab üles või pigem lammutab ja toob destruktsiooni minu ümber. Siit algab tegelikult võit. Et olgu täna meil selle otsuse kindlust vaadata ka iseenda sisse ja teha need olulised otsused. Olla see, kes toob esile elu. Olla see, kes rajab, toetab oma sõnadega, oma tegudega igapäevases elus. Siis on ka kõige rängemas lahingus meil, millele toetuda võit, mida me juba näeme. Täna soovime eriliselt head veteranipäeva, head veteranid, kes te olete võidelnud. Ja kõige selle keskel tahame tänu meeles mõelda neile, kes on ka lahingutes langenud. Siin Viru maleva veterani nurgas saame mõelda oma malevakaaslase Jako Karuksi peale, kes langes Afganistani sõjas ja me süütame tema mälestuseks küünla.